Mis mulle tundub, on see, et Eesti poisid nii füüsiliselt kui ka oskuste poolest ei jää maailma tippudele absoluutselt üheski aspektis alla. Küll aga, mis nii kõrgel turniiril ilmselt mängima hakkab, on psühholoogia. Ja nüüd olles ise võrkpalliga niimoodi nooremast peast kokku puutunud, nüüd siis töötan teatris, siis tooksin võib-olla mõlemast tööst sellise ühe paralleeli. See on seotud mõistega mäng, mis on nii teatris kui ka võrkpallis nii-öelda kesksel kohal. Mäng on väga õrn nähtus, mis kestab täpselt seni, kuni sellest rõõmu tunda, kuni sellest naudingut saadakse. Nagu väikestel lastel, kes lähevad oma kujutlusse sisse ja hakkad mängima. Ja seni, kuni rõõmu tuntakse, naudingut tuntakse, seni on kõik võimalik, sünnivad imed. Aga niipea, kui see nauding lõpeb ka mäng. Seega ma ütlen, et minge mängige julgelt, nahaalselt, hea sportliku vihaga ja mis põhiline, tundke sellest rõõmu, naudingut. Kaotada ei ole teil mitte midagi, kõvad mehed olete nii ehk naa. Minu meelest Eesti parim pallimängumeeskond praegusel hetkel ilma küsimusteta. Edu teile!